Ma kuulen. Kuidas? Korrake palun. Volgat 7398 juhtis Andres Aadopoeg Lapeteus. Moskvitši 9102 juhtis Viktor Peetripoeg Haavik. Tema kaassõitja Reet Johannese tütar Lapeteus. Me jõudsime kindlaks teha, et ta on Volgat juhtinud isiku naine. Kuidas nendega on? Kodanik Haaviku surm oli silmapilkne. Lapeteused viidi meelemärkuseta olekus haiglasse. Süüdi on täielikult Volga. Kummaline kokkusattuvus. Ühes autos mees, teises tema naine. Väga tore, et sa tulid. Tõesti tore. Peale seda, kui sa Viljandist ära tulid, me pole teineteist vist enam näinudki. Ah jaa, sinna on ju 7 aastat. Ole kena. Tere. Sina paju viidiki vanane ka põrmugi. Oota. Ütle seda siis, kui Kaartna on kohale jõudnud. Kaartna ei tule. Miks? Ta palus mind teile edasi ütelda, et ta ei saa tulla. Poisid, mul ei vea. Ma tulin siia ainuüksi Elvi pärast. Ma olen teda salaja armastanud ja tahtsin talle seda täna ütelda. No mis lõbu peaks mul olema siin teiega üksi pulki kärakat visata? Peale 3. napsu hakkate rääkima seedimisest ja vererõhust. Minu teemaks on radikuliitis. Ja kahju, et Elvi ei saanud tulla. Kuule, kapten, kus su abikaasa? Ega sa ei kavatse meid ometi täna täitsa ilma naisteta jätta? Minu naine sõitis maale. Tädi haigestus talle ootamatult. See oli sul mõistlik mõte meid kõiki kokku kutsuda. Jaa, ma tahtsin seda juba ammu teha, aga ikka tuli midagi vahele. Jah, poisid. Mida mis ootame veel? Jaa, Aavik pole ju veel jõudnud. Kuule, ega sa teda järsku ei ole unustanud, kapten, Ma ei ole teist kedagi unustanud, sõbrad. Kõik olid kutsutud. Aha, vabandust. Miks ta meid siia kutsus? Haavik helistas Rakverest. Ootamatu komandeering. Palus sõpru tervitada ja öelda, et ta on vaimus oma sõjaseltsimeestega. Eks muudku asume ära lauda. Oli see nüüd õnnetus või? Kurat teab mis. Aga Lapeteus oli eile kuidagi endast väljas. Jaa. Ma tunnen ennast justkui süüdlasena. Lõime küll klaase kokku, aga teineteisest aru ei saanud. Kurat. Elu on ikka üks põrgulikult keeruline värk. Mis kell ta teid koju viis? Viis? Mina tulin sealt oma jalgade peal tulema. Aga Põdrus jäi sinna. Aga ma ei usu, et ta hakkas ka Põdrust autoköösel koju viima. Ei, minust jäi ta koju. Ma lahkusin sealt umbes kell 2 öösel. Avarii toimus mõni minut pärast kella 4. Mis pärast ja kuhu ta sõitis? See kõlab lihtsalt uskumatuna. Kas Lapeteus teab, kellele ta otsa sõitis? Arvatavasti mitte. Talle ei öelda seda enne, kui arstid lubavad. Ise ta ei võinud Moskvitsis istujaid näha. Kõik toimus ühe hetke jooksul. Pärast teie äraminekut me istusime veel ja rääkisime ajast ja inimestest. Ta oli kuidagi solvunud. Jah. Ta tundus kuidagi imelik. Kas me üldse tundsime Andres Lapeteust? Kes argipäevs on
rünnakule läinud ja hääle karju tapvas tules käedaks. See tõelist sõprust ja tõelist sõprust näib. Varsti peaks tulema Kehra. Jah, varsti tuleb Kehra. Tehkem suitsu, poisid, tehkem suitsu ahjusuul, onnis lähestikku hoidkem end. Öö on jäik ja õuest Kuule, kapten! Jäta, Viktor, katsu ilma auastmeteta. Ära unusta, et me oleme juba demobiliseeritud. Demobiliseeritud! Aga minule jääd see kapten. Aga mulle meeldib, kui mehe mõõtu ei määra enam tärnid ja iga tärni ees pole vaja kulpi visata. Kui mulle peaks see tund lööma, siis ei tea ma, mis ma peaksin tegema. Ma ei ole muud õppinud kui sõjapidamist ja küllap see on mu kutsumus. Ma ei usu teid. Sõda ei saa olla kellelegi kutsumuseks. Teile kõige vähem. Armee on olnud mulle töökohaks ja koduks. Kuule, kapten, kas sa tead juba, kuhu sind tööle suunatakse? Tööd on paksul. Ja tööd on hullupööra. Kogu maa tuleb uuesti üles ehitada. Aga kes seda peavad tegema? Meie, kaardiväelased. Ja seda on põrgulikult tore tunda. Teil on õigus, vennad. Üks on kindel. Kuhu me tulevikus ka Maarjamaal ei satuks, igal pool on sõjasõpru ees. Mehed, kellega sa oled leiba ja padrunid jaganud, on nüüd ministrid, sekretärid, direktorid. Teist seltsimees komissar saab kindlasti linna- või maakonnakomitee sekretär. Aga missuguse ameti teie endale võtaksite? No mina olen igale poole, kus nõukogude võimul mind vaja on. Aga mis on teie kutsumus? Mis minu kutsumus ei ole, seda ma tean, kuid mis minu kutsumus on, seda ma ei tea. Aga mina tean sinu kutsumust. Noh? Sa tahtad olla kaader. Juhtiv kaader. No aga mis sellest siis halba on? Meid kõik arvestasi kui kaadrid. Ka sind, Pajuviidik, ja sind, Helvi. Mina ei ole kaader. Ma olen kuduja. Enne sõda töötasin Rauaniidis ja ma arvan, et ma lähen sinna tagasi. Endine kuduja, aga praegu Punase Rauaniidi direktor. Kuulge, ma tulen teile Sukalandile. Te kannate ju sokke. Ärge tulge, ma ei anna teile sukki. Sõjaseltsimehe ära unustamine on koletu patt. Sõjas sõlmitud sõprust ärgem kunagi unustagem. Ja sa räägid õigid sõnu, Viktor. Need, kes said sõpradeks sõjapäevil, peavad jääma selleks elu lõpuni. ja hääle karju tapvas tules käedaks. See tõelist sõprust tundnud on ja tõelist sõprust näinud ja kaaslastega kasvanud ligi lähedaks. See tõelist sõprust tundnud on ja tõelist sõprust näinud ja kaaslastega kasvanud ligi lähedaks. Luba mul oma kohver. Ei, kohver ei ole raske. Ta on peaaegu tühi. Oi, vabandust. Ilus ilm. Tallinn naeratab meile. Õnne Toompea terveks jäi. Kuule, sa võiksid siiski oma kohvri minu kätte. Aitäh, ta tõesti ei ole. Kohver ei ole raske. Aitäh. Hüvasti. Millal me näeme? Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Jah. Ma otsin su mõne päeva pärast üles, kui sa lubad. Aga mina ei tea praegu midagi. Kuhu mind määrataks, mis minust saab. Luba, ma saadan sind. Ei ole vaja. Luba, ma saadan. Ei ole vaja. Nägemiseni. Silmad on külmad, nii külmad, kui naeratab suu. Sind reedavad silmad.
su silmad on külmad. Ei aita, et naeratab suu. Lõbusamalt, kaardivägi! Nüüd tean ma, et Tervist! meid juhib Aga kus Helvi on? Ma ei tea. Ma olen tantsin. Su silmad on külmad, nii külmad, kui naeratab suu. Sind reedavad silmad. Noh, sa ei tantsigi. Sa oled üldse kuidagi viimasel ajal süngeks muutunud. Tead, Põdrus, mul laskis naine sakslastega jalga. Olevat Rootsis. Mis sellepärast? Me abiellusime aasta enne sõda. Vahel me peame oma tunnetest tugevamad olema. Ei taha koju minna. Tummad seinad ja tolmukorraga kaetud mööbel. Kui kodumaa ja mina talle midagi ei tähendanud, siis kurat temaga. Sa ju tead, paljud pead aeti hirmujuttudega segi. Meid kuulutati surnuks. Noh, sõbrad, Õndele kaasa. jõume selle terviseks, et kõik halb ja raske on selja taga ja et me võitsime ja et ees ootab palju uut ja ilusat. Tervist! Tervist! Mul jääb Tallinnas korter vabaks. Võiksite selle omale saada. Teil vist läheb varsti avaramat elamist vaja. Ei, tänan. Mul jätkub esialgu sellest elamispinnast küllalt, mis mul on. Vabandage siis. Ma uskusin, et sa teed Helviga pulma. Ega Andres pole esimene mees, kes armub, põleb ja jahtub. Kas te tõesti arvate, et sõjaväes teeninud naistest saaksid head abikaasad ja emad? Sa oled pime. Või tavaline tõbras. Helvi on mulle juba minevik. Nii nagu minevik on sõda. Tervist. Tervist. Te olete varem töötanud metsatööstuses. Jaa, enne sõda ma töötasin 2 aastat Saarevere metskonnas. Alul metsalõikena, hiljem kantseleis. Paar kuud asendasin praakkerit. Mis te arvate, kui partei suunab teid metsatööstuse ministeeriumi? Ma ei tunne metsamajandust kuigi põhjalikult. Aga mis te põhjalikult tunnete? Kahjuks mul puudub erialane ettevalmistus. Metsatööstus vajab praegu energilisi ja usaldusväärseid inimesi. Kaadrid otsustavad kõik. Metsatööstusesse on kogunenud igasugust elementi. Sealt võib leida praegu omaaegseid konstaableid ja isegi politsei pataljonide kõrilõikajaid, kõiki. Ega me ei saada teid kergele tööle seltsimees Lapeteus. Ma ei julge öelda, kas ma selle ülesandega ka toime tulen. Õpite. Teid õpetatakse, abistame, kontrollime. Noh, oleme kokku leppinud. Muide, te teeniste seltsimees Põdrusega ühes polgus. Ja seltsimees Põdrus oli meie pataljoni komandöri asetäitja poliitalal. Kuidas mehed temasse suhtusid? Hästi, ta oli hea komissar. Noh, hüva.
soovin teile edu teie tulevases töös. Seltsimees Lappeteus, vabandage. Kas te olete abielus? Ei, seltsimees Jürgen. Kas mu mees on siin käinud? Rahunege. Me ei lase praegu kedagi teie juurde. Palun helistage mu mehele, seltsimees Lappeteusele. Ta on rahvatootekombinaadi direktor. Öelge talle, et minuga on kõik korras. Telefonid on. Ärge erutuge. Me teeme kõik, mida vaja. Tänan teid. Öelge, mis on Haavikuga. Inimesega, kellega ma koos sõitsin. Teda ei toodud meie haiglasse. Kui mu mees tuleb, laske ta minu juurde. Ei, te ei saanud minust õieti aru. Ma ju kaitsesin Roogast. Haavik. Mis on Haavikuga? Oleme sisse piiratud. Peaks vist varvast viskama. Kas sul mahorkat on? Mida? Teeb läru. Kas ei ole kuskil peremeelt automaati või vintpüssi? Seltsimees komissar, enne hommikut peaksime tagasi tõmbama. Meil pole kuhugi tõmbuda. Padruneid tuleb kokku hoida, seltsimees noorem leitnant. Aidake kõigepealt kaptenit. Mina saan ise hakkama. Olge rahulik. Kohe tulevad sanitarid. Sanitarid, kiiresti! Tere! Tere! Kas see on ikka tuba number 12 või? Jaa. Ja. Mina kutsusin sind. Nii, jaa. Tähendab, sa siis töötad nüüd siin, jah? Nagu näed, olen instruktor. Mind toodi vabrikust üle. Nii, jaa. Aga palun istu ometi. Aitäh. Ilus ilm on väljas. Ma kiirustasin ikkagi partei käsk. Sa vabanda, et ma sind segasin ja siia tulla palusin. Aga ma ei osanud kellegi teise poole pöörduda. Asi puudutab nimelt meie ühist sõjakaaslast Roogast. Ta vajab tööd. Roogas, ta jäi ju sõjaväkke. Te mobiliseeriti aasta tagasi. Kõik rääkisid, et ta oli hea ohvitser. Tõepoolest, ta sobis sõjaväkke. Sõjaväest läks ta üle keskkooli kehalise kasvatuse õpetajaks. Hiljuti ta lahkus sellelt kohalt, sest Jürven nõudis tema mahavõtmist. Mis pärast? Nähtavasti arusaamatusest. Ma olen kategooriliselt selle vastu.
et Roogase taolised inimesed meie sirguvat noorsugu kasvataksid. Roogas on kodanikuarmii ohvitser. Ta naine on Rootsis või Kanadas. Seltsimees Roogas elab Eestimaal. Ta võitles Nõukogude võimu eest. Oli raskesti haavatud. Temast sai Punaarmee major. Nõukogude noorsugu peavad kasvatama igas suhtes plekita puhtad inimesed. Juba valvsuse mõttes peame koolide uksed sulgema inimeste ees, kes on vanast ideoloogiast läbi imbunud. Aga seltsimees Jürven, valvsuse nimel ei tohi ju ausaid inimesi kõrvale tõugata. Seltsimees Jürven, teie lõplik seisukoht. Partei õpetab meid alati klassivõitluse positsioonil olema. Mina jään oma seisukoha juurde. Kas sa kõneled minuga Jürveni ülesandel? Ei, Jürven ei tunne Roogast. Meie tunneme. No saad aru, tutvus on tutvus, aga... Teid toodi ühe reega sanitaarpataljoni. Vabanda, et ma sind tülitasin. Ja sul on õigus. Meil on Viljandis inimesi vaja, saada Roogas minu juurde. Sa tulid ametiisikuna. Põdrus ja Pajuviidik saadavad sulle terviseid. Ma palusin mitte kedagi minu juurde lasta. Ära tee oma olukorda halvemaks, kui see niigi on. Kas sa ei tahaks mulle rääkida, kuidas see õnnetus sul juhtus? Minu süü. Kihutasid? Ma ei tea, ma ei vaadanud spidomeetrit. Sa sõitsid piiriti alt Tallinna poole. Kust sa tulid? Kas sellel on tähtsust? On. Käisin Pirital. Teie aeg on läbi. Mis nendest sai, kellele ma otsa sõitsin? Seltsimees major tänaseks aitab. Vastake! Üks sai vigastada ja teine surma. Surma sai autojuht. Ja. Kõige rohkem muret teeb mulle haige rusutud meeleolu. Mis te arvate, kas ta võis näha, kellele ta otsa sõitis? See huvitab ka mind. See on üldse väga tähtis. Ta nagu ei tahakski paraneda. Siin selles palatis lamab Reet Lapeteus. Tänan. Ma ei süüdista oma meest. Ja kui Haavik saaks rääkida, Haavik oli Andresse sõber. Kahju, et enam Andrest kaitsta ei saa. Vabandage minu küsimust. Kuid kuhu te sõitsite tol ööl? Teil on õigus minult kõike küsida. Ma sõitsin oma kooli juurde, kes elab Pirital. Me leppisime Andresega kokku, et ma ööbin tema pool. Ja siis kohtasin juhuslikult taksopeatuses seltsimees Haavikut. Ta sõitis oma Moskvitšiga juhuslikult mööda ja ütles, et oli saabunud Rakverest komandeeringust. Ja nõustus mind Piritale viima. Te ju teate, et öösel liigub taksosid nii vähe. Tänan. Rohkem ma ei sega. Soovin kiiret paranemist. Oodake veel üks silmapilk. Ma pean teile midagi üles tunnistama. Tol õhtul ma palusin Andrest teid petta. Ma ei tahtnud kohtuda Helvi Kaartnaga. Ja sellepärast ma ei saanud koju jääda. Mõistke mind. Ma ei suutnud oma südant sundida.
mul on vahel tunne, et Andres armastab teda ikka veel. Mispärast ma küll koju ei jäänud. Mis ootab nüüd Andrest? Tere jõudu! Tere! Tervist! Kus Lapetevus on? Tere! Lubate sisse astuda? Seltsimees Lapetevus, 18. Ma tulen otse Lassiarust. Ja kuidas sul on? Korras, plaan tuleb. Aga Rägaverest ei saa poolt plaanigi. Teadagi, need endisi kaitseliitlasi, konstaablid, kõrilõikeid täis. Mis seal lootagi? Mis muud? Vanad maha võtta, uue tasemele panna. Selleks ma paluksingi teie nõusolekut. Homme päev arutan tagasi. Homme? Aga aruanne? Aga aruande seltsimees minister võib asetäitja ära teha. Ega metsas ei ole vaja paberit, seal on vaja tööd teha. Jaa, küll. Pärast räägime. Aga praegu jätkame tööd. Väga kena, et te siin olete. Palun... Hästi, ma katsun, et andmed juba täna teile ära. Siis kõik küll, hommikul ma olen teie juures. Kõik küll, jah. Seltsimees Lapetevus. Ja, palun. Teate, kes te olete? Te olete, andke andeks, püsti hull. No. Ja. Me kõik imestame, kuidas te suudate niimoodi töötada ja veel õppida. No selles ei ole midagi iseäralikku. Ma lihtsalt ei taha elust maha jääda. Ma mõistan teid, kuid kõik ei suuda niimoodi. Te olete raudne inimene. Teiesugused on võimelised mägesid paigast liigutama. Nüüd te küll liialdate. Mäed, need ei ole minu eriala. Hea, kui ma metsagagi toime tulen. Kas mets on teile tõepoolest nii armas? Muidugi on. No, peab olema. See on hea. Sõbrad oleks teid enda poole kutsunud, aga minu pool on kitsas. Pealegi ei ole perenais, kes toimetaks. Ja. Lollist ikka tegid, et Elviga ei abiellunud. Ja võib-olla. No aga nii või teisiti me jäime sõpradeks. Muide, hiljuti korraldasime ühiselt. Oskar teab seda. Major Roogase pisut komplitseeritud tööle suunamise. Kuule, ma tahtsin küsida. Mis pärast Roogast demobiliseeriti? Seda ei oska vist keegi seletada. Ma võtsin ta enda juurde. Panin Viljanisse. Seal on tal natuke rahulikum. No sõbrad, joome tema terviseks. Prosit. Sina, kapten, oled vahel läbi ja lõhki kaardiväelane. Minu kolu ei vaarita ka, mis otsaga mõtlevad need tegelased, kes Roogase taolisi mehi maha võtavad. Jah, tema minevik. Minevik. Mis riistapuuga need kutsutud ja seatud tegelased inimesi kaaluvad? Küllap need, kelle kätte kaalud on antud, oma tööd ka tunnevad. Jaa. Sina on naljamees, mõtled, et kui Jumal annab ameti, siis annab ka mõistuse, jah? Kui sind pajuhidik jälgida, siis sa jagad inimkonna kaheks. Ülemusteks ehk lollpeadeks ja alluvateks ehk tarkpeadeks. Ei, nii see just ei ole. Toomanite protsent on nii siin kui seal enam võrdne. Ainult, et käsuandjate juhmus paistab käsutäitjate ogarusest natuke kaugemale. Vaat selles on konks. Jah. Kallis Viktor, kas ma jälle rääkisin rumalusi? Ei, sinu huultelt voolab ülima tarkuse kärjevett. O Salomon. Ainult, et niisuguste juttudega sa kaugele ei jõua. Aga sina jõuad kaugele. Sina oskad ilusaid sõnu nii hästi kokku sirgeldada, et... Siin pole koht niisugusteks juttudeks. Aga minu arvates just on õige koht. Kui me sotsialismist räägime ainult kõnepuldis, muidu aga mõtleme kopikast, viinapudelist või priskete tissidega totsist, siis me näeme uut elu nii sama palju kui oma kõrvu. Aga
miks me ei või siin sõprade keskel rääkida oma elu eesmärkidest? No teate, seltsimehed, suured ideed pole lõmpsimiseks. Te astute välja marksismi, leninismi klassikute tööde kasutamise vastu. Teid on valesti informeeritud. Ma ütlesin ainult, et tsitaat iseenesest ei ole veel argument. Te ei pea marksismi klassikute seisukohti argumentideks. Põdrus. Tere. Tere. Sina ka siin? Kutsuti millegi pärast välja. Kuidas elad? Elan ka kuidagi moodi. Mis juhtus siis? Ah, ei midagi. Teid kutsutakse. Tohib tulla? Palun. Kas teie süsteemis töötab keegi Roogas? Ja töötab Viljandis. Teate, kes ta on? Roogas. Ta teenis meie diviisis. Ta sai haavata, tal on 2 ordenit. Kas siis teie seltsimees Lapeteuse mõiste, et Roogas oli kodanliku armee ohvitser? Et ta naine on välismaal? Aga teie kaitsete teda nagu seltsimees Põdruski. Seltsimees Põdrus tunneb hästi inimesi. Aga teie seltsimees Lapeteus tunnete halvasti inimesi. Kas te olete kunagi mõelnud, miks sakslased Põdruse vanemaid maha ei lasknud? No, ka minu vanemaid ei tapetud. Te olite reaktivist, 1000-test. Aga Põdrus oli tuntud tegelane. Ja niisuguste inimeste omakseid jälgiti, sageli hukati. Aga Põdruse vanemad elasid rahulikult oma talus edasi. Sakslased ei jõudnud kõiki arreteerida ega maha lasta. Fašistid mõrvasid Eestis 120 000 inimest. Ärge seda unustage. Seda esiteks. Ja teiseks, ärge saage minust nii aru, nagu ma oleks soovinud Põdruse vanemate või kellegi teise surma. Kuid inimeste hindamisel ei tohi kahe silma väl jätta ühtki. Ka kõige pisemad tegurid. Olgu see siis Põdrus, Roogas või kes tahes. Noh, ja küll. Läheme nüüd küsimuse juurde. Mispärast ma teid siia kutsusin? On kavatsus teid valida ministeeriumi partei algorganisatsiooni sekretäriks. Ilusad lilled. Nad ootavad. Kas te ei tahaks neile midagi edasi ütelda? Meie koolides pole asjad kaugeltki mitte korras. Õpetajate hulgas on palju vana vaimu. Aga juhtivad haridustöötajad, nagu seltsimees Põdrus, ei näe ega taha näha seda. Vastupidi, ta saadab meile õpetajaks kodanliku armee ohvitsere ja see muudab olukorra veelgi halvemaks. Asjadest tuleb rääkida nende õigete nimedega. Põdrus kaitseb ja soosib kodanlikke Täiesti õige. Temast on saanud nende käsbilane. Siin on juba kõneldud haridusosakonna juhataja Põdruse väärast tööstiilist. Ma ei taha seda korrata. Lisaksin vaid nii palju, et ta keelas konstitutsiooni õpetajatele marksismi klassikute tsitaatide kasutamise. Seltsimehed, aktiivist osavõtjad on juhtinud presiidiumi tähelepanu sellele, et üks saalis olijaist kogu aeg kirjutab. Jutt on meile tuntud Põdrusest.
mida tema kirjutab? Presiidium on arvamisel, et valvsus niisuguse inimese suhtes nagu Põdrus, mu keel tõrgub teda seltsimeheks nimetamast, pole üleliigne. On ettepanek, et Põdrus tooks oma märkmiku lauale ja lahkuks koosolekul. Õige. Teisi ettepanekuid ei ole. Paneme hääletusele, kes on selle poolt, et Põdruselt võtta aktiivil viibimise õigus. Kes on vastu? Tühine vähemus. Presiidiumi ettepanek on heaks kiidetud. Põdrus, palun tooge oma märkmik siia ja lahkuge koosolekult. Vaheaeg 15 minutit. Tere, minu peremees ei tulnud alla. Ei. Ma ei tunnegi teda hästi. Nõudes oma ettekande jaoks materjali, nüüd pole teda mitte kusagil näha. Nägemist. Mida me tellime? Ma joon ainult kohvi. Siin on vilets kohv. Sööme midagi. Ma ei mõista Jürvenit. Ma arvasin, et sõjast ei ole midagi hullemat. Võtke siiski paar võileiba. Te olete nii kõhnaks jäänud. Ei, ma joon ainult kohvi. Ja üks kook, kui ma tõesti nii kõhn välja näen. Ja joome ka midagi, eks? Kes teab? Võib-olla on Jürvenil mõnes suhtes õiguski. Tellime siiski konjakit, eks? Ei, ma võtaksin ennast purju. Mida ma teile tohin pakkuda, palun? Nii et oleme kokku leppinud. 2 kooki, sest te olete nii kõhnelt ühest ei jäita. 2 kohvi ja konjakit, 200. Kui teie ei taha, siis ma joon üksinda ära. Ma olen teile tänulik. Ma lähen ära, kui te niimoodi räägite. Andke andeks. Ma ei saa mitte millestki aru. Ei, siiski ma ühte teist taipan. Võib-olla, et ma olen tõesti kusagil viltu lasknud. Ja et sellest kogu teravusega räägitakse, see on ju õige, aga... Aga mina ei saa teist aru. Teid koheldakse nagu vaenlast. Aga teie kiidate kõik heaks. Kas te teate, mis mind kõige rohkem vaevab? Mul on uusi sõpru tekkinud. Inimesed, kes varem avalikult hambaid näitasid, avaldavad nüüd kaastunnet. Kas nad tõesti peavad mind oma mõttekaaslaseks? See oleks hirmus. Aga mina kardan hoopis midagi muud. Ma kardan, et pärast seda, mis on juhtunud,
ei usalda enam kedagi. Koguni iseennast mitte. See on veel hirmsam. Võib-olla on teil õigus. Ma olen tõepoolest segaduses. Kuid miks nad mind nagu pidalitõbist välja ajasid? Seda ei mõista keegi. Ei mõista ka need, kes Jürveni ettepaneku käetõstmisega heaks kiitsid. Kui hea, et te minuga tulite. Usku ma ei kaota. Madis Jürven ei ole veel partei. Palage mulle konjakit. Ei, see pole tähtis, et mina tulin. Keegi seltsimeestest tuleb alati, kui meil raske on. Liialt rassid, kapten. Tuublid ja tuublid. Põletad ennast kiiresti läbi. Pole viga, pean vastu. Su mõni päev tagasi nägin Põdrust. Istus Selvi Kaartnaga kohvikus. Kuulsin enda juttu tahtmatult pealt. Aga kuradi imelik mees on see. Meie komissar. Põdrusel on praegu rasked päevad. Võib-olla. Aga Helvile on ta praegu vist küll sinu asemel. Minu kuuldes ära sa Helvist nõnda räägi. Vabanda. Sina oled ja jääd aumeheks. Kuid nende jutt ajas mind marru. Nad ei olnud millegi ka rahul, kõike nad kritiseerisid. Jürvenil on õigus. Nüüd ma hakkan tõepoolest aru saama klassivõitluse teravnemisest meil vabariigis. Nüüd tahan ka mina parteisse astuda. Kas sa annad mulle soovituse? Saad aru, mina kui endine rindemees... Jürvenil on õigus. Põdrus ärgu süüdistagu teisi, vaid iseennast. Veri. Kus vaibad on? Keldris. Pesin ja nüükisin ühte. Verd ei võta miski välja. Kas tast elulooma saab? Jääb vigaseks. Teab, kas tal pensioniga makstakse. Nüüd pead sina teda toitma ja kasima. Elasite nagu kass ja koer. Lahuta ära. Kui ma praegu lahutaksin, jääksin kõikide silmis süüdlaseks. Varsti unustatakse. Andres on kogu see elu rappa viinud. Mis õnne sa leidsid? Jäta mind rahule. Ministrit temast ei saanud. Jää ometi kord vait! Magatasid seda aavikut. Andres teadis, egastas muidu. See on vale. See on vale. See on vale. Kas sa saad aru? Mina olen kõiges süüdi. Oleksin pidanud koju jääma. Me peame lahku minema. Sul oli õigus. Ei ärganele nõnda. No, püüa minust aru saada. Ja anna mulle andeks. Mul ei ole sulle midagi andeks anda. Milleks sa üldse tulid? Kõnelesin arstiga. Sinu seisukord pole sugugi lootusetu. Konsulteerisin ka juristiga. Ka selles suhtes ei ootasin midagi ränka. Leppisime kokku, et sind hakkab kaitsma advokaat Teemin. Nüüd oled sa loomulik. Tulge meile uut maja sisse õnnistama. Ma sõidan Võrru. Ärge sõitke. Või sõitke näiteks üks päev hiljem.
ma ei saa teisiti, ma pean sõitma. No siis saad ka asetäitja. Tal on nagunii tindilõhn juures. Ei armasta ma seda lauda siin. Ma mõistan teid. Teile on siin kitsas. Ja ma kuulen. Ei, ma ei toeta teie ettepanekut. Lahendus on poolik. Minister on nõus. No mis teist sõna minu poole pöördute? Ei, ma jään samale seisukohale ka kolleegiumil. Nägemist. Telefonid, need on minu suured vaenlased. Te ise olete endale kõige suurem vaenlane. No näete. Üks vaenlane ongi võidetud. Nägemisel. Me ootame teid siiski. Jaa, palun sisse. Kas sa lubad? Tere päevast. Astu aga sisse. Istu. Ma tulin ütlema, et lahkun töölt. Vaat, see on alles uudis. Mis pärast? Mis tühta? Ma ei taha, et mind minema kihutatakse. Ja veel vähem tahan ma, et minu pärast hakatakse sinule etteheiteid tegema. Mis on siis juhtunud? Pealinna leht nimetas teiste kahtlaste seas, keda põdrus olevat soosinud, ka minu nime. See on äratanud tähelepanu ka Viljandis. Ja, aeg on tõepoolest komplitseeritud. Aga kas sa oled kõik põhjalikult järele kaalunud, siis minu teada ministeerium sinu küsimust üles ei ole tõstnud? Olen. Ma ei saa töötada, kui mind umbusaldatakse. Ja muidugi ma ei taha ju sind agiteerida, aga sa mõtle veel kord järele ja tee nii, nagu sa õigeks pead. Ja ära unusta, mina toetan sind. Lõppude lõpuks me olime ikkagi koos rindel. Tänan veel kord. Tunnistan ausalt, mulle meeldis see töö. Kuid midagi ei ole parata. Nägemisi. Nägemist. Ja kaitsta ma teda enam ei saa. Tere. Tere. Kas istuksime kusagil? Ma jalutaksin parema meelega. Kas sa arvasid, et kõik tuleb ise endast? Et pärast sõda ei ole enam ühtegi kivi teel, kuhu vastu võid oma varbeid ära lüüa? Hüva. Sellest ma saan aru, et mind umbusaldatakse. Aga miks sind taga kiusatakse? Ärgem vaadakem elu ainult oma enda mina madalalt mättalt. Sõjas olid sina pataljoni komissar. Mina parteitu pidasin ka ennast kommunistiks. Aga nüüd oleme mõlemad kahtlane element. Aga mina ei usu, et sinust oleks saanud üleöö kodanuse käsilane. Mis ma saan sulle öelda?
mina ei saa nõustuda sellega, et sind kahtlaseks elemendiks peetakse. Ei saa. Kas sa annaksid mulle parteisse astumise soovituse? Ma ei mõelnud seda tõsiselt antud olukorras. Realiteeditunne on minus siiski veel säilinud. Mina annaksin muidugi. Aga minu soovitusele ei ole praegu jõudu. Üleele heideti mind parteist välja. Vabanda mind. Kõige tähtsam on, et me end alati kommunistidena tunneksime ja igas olukorras selleks ka jääksime. Tore, et te tulite. Ma kartsin juba, et te tulemata jääte. Jaa, minister palus mind oma sõitu edasi lükata. Siis tead, et vastida valmis saab, siis juua saab, just juua saab. Hey, mama riba, hey, mama riba, hey, mama riba. Yes, baby, so, hey, hey, mama riba, hey, mama riba. Hey, mama riba, hey, mama riba. Kas te ei tantsi? Ei, tänan, ma... Teate, väga meeldiv on meie tagasihoidlikus seltskonnas näha juhtivat nõukogude töötajat. Teie terviseks. Ma ei või süüa maksa ega pekki. Tekitab skleroosi ja siis seal kolesteeriini. Ma ei võiks ka õieti alkoholi võtta, aga noh, ükskõik. Tervist. Tervist. Makaroni! Meie Eesti inimene võib uskumatult palju korda saada. Ta teeb sõna tõsises mõttes mitte millestki midagi, kui teda ainult ei segataks. Seegi maja, milles me praegu pidutseme, on minu sõnade heaks kinnituseks. Teie terviseks, seltsimees Lapeteos. Seltsimees Lapeteus. Kas te tahate ära minna? Ma ei kutsunud selleks teid siia. Mis asja sa siit otsima tulid?
seltskapten, lubage enda pool pöörduda. 5. roodu teise rühma vaimseersant Pajupiidik. Kursuordeni 3 medali kavaler. Väljaõppinud Mürsepp, ametiühingu liige, tagasihoidlik ajalelugeja. Vabalt! Kuule, kas sul suits on? Oo küll. No, lase rivi tulla. Ma vaatasin emalt, et tuttav kuju soejutt käis südamalt läbi oma roodu poiss. Tead, ma timmisin täna niisuguste künanärjadega takka vaid pasale. Aga ma poleks uskunud. Et sina ministri järgmine mees tukud siin perroonil, kus sagivad igasugused kruvikesed ja sehkenduvad muud vähemad mutrid. Kuule, kas sa oled juba põhja kõrbenud või? Praegu on kohutav põhja kõrbemise aeg. Kõik kohad on paksu tossu ja vingu täis. Kus sa ennast nii täis tõmbasid? Kuule, seleta mulle ühte asja. Mis pärast nii hirmsasti praegu 11 klohmite? Ikka kohal maha ja ridadest välja. Rahvavainulikele elementidele astutakse praegu varvastel. Ongi kõik. Sa loed nagu ajalehest. Räägi inimlikult. Sa oled purjus. Tule kaine peaga, siis me räägime. Ära solva sõdurit. Ma olen ka 2 korda haavata saanud nagu sinagi. Ma küsisin sinult ilusti nagu vend venna käest, aga sina... kurat. Laulan parem midagi, Kas sa mäletad? Tehkem suitsu, poisid, tehkem suitsu, hea küll. Ega ma ei laula. Laul võib ju sind kompromiteerida, ministri järgmine mees. Ja pealegi sul on vilets hääl. Kus sul viina on? Ei ole. Mul on. Võtame pisikese nende mälestuseks, kes luki alt tagasi ei tulnud. Meil oli kõva rood. Ära tee oma roodu täis. Pole parata. Hakkan jalgsi minema. Tuled ka või? Andres, kus sa olid, kui Põdrust rahvavaenlaseks saimati? Põdrus. Kurat võtaks. Kes meist teda ei tunneks? Kas sa tema jaoks hea sõnakese ütlesid? Või oli sul suu vett täis? Vaiksemalt, vennas, vaiksemalt. Kaardiväelane. Karjuma peab, kapten! Karjuma! Aga sina ei piiksatanudki! Seltsimees Läpeteus, kas ma tohin teile kohvi pakkuda? Ma teen alati kohvi, kui ma valves olen. Palun. Tänan. Te istute ikka südaööni välja ja töötate. Ma pean tees vabandama. Ei, teil ei ole millegi pärast põhjust vabandust paluda. Meil oli tõesti hea meel, et te saite tulla ja väga kahju, et te nii vara lahkusite. Kohv on tõesti suurepärane. No ma ei sega teid rohkem. Lähen tagasi oma telefonide juurde. Ja kui te veel peaks kohvi soovima, siis ärge unustage. Täiskann on minu juures. Miks te ei istu?
Joome teie uue koha terviseks. No mina ei saa teist aru, Andres. Te olete nüüd nii suur ülemus. Oblasti täitevkomitee esimehe asetäitja. Aga te pole sugugi rõõmus. Priit, te lihtsalt mängite minuga. Ja selle terviseks, et te uuel töökohal ei teeks kõike ise ära, vaid paneksite ka oma alluvad rakkesse. Te olete suurepärane. Kui tormakas te olete? Ma ootasin seda nagu sinagi, aga ma ei tahtnud saada sinu armukeseks. Tahtsin sind päriseks. Või ma ei meeldi sulle enam. Sa meeldid mulle järjest rohkem. Imelik, et me unistused mitte kunagi ei täitu. Kahju, et teil ei lubata kirikus käia. Me oleksime ilus paar. Sina frakis ja mina maani ulatuvas lumivalges kleidis. Kirik särab tuledes. Orel mängib. Ja meie taga seisavad pruutnitsid ja peiupoisid. 12 paar. Aga sa oled partei liige, ega ei tohi jalaga kirikus käia. Nüüd veel eriti. Aga pulmi ma tahan. Toredaid pulmi. Ja sina, Andres, kannad frakki, eks ju? Oi, kas sa tohid frakki kanda? Ei, frakki ma ei tohi kanda. Smokingit ka mitte. No musta ülikanda, seda me võime, aga sedagi ainult riiklike pühade ajal. Oi, ära naljata, kallis. See on siiski hirmus. Nii ilus silmapilk naise elus ja jätta nii proosaliseks. Ma olen alati vaielnud nendega, kes väidavad, et bolševism tähendab massi inimest. Personaalpalki, mida ka sina hakkad nüüd saama, tõendab, et nõukogude võim ei pane kõiki inimesi ühte patta. Aga proosaliseks jääte te ikkagi. Pigista mind kõvemini. Sina vist oleks suutnud mind vägistada. Miks sa ei proovinud seda? Oi, Laslati, sa oled hull. Oi, sa oled hull, meil pole rohkem aega. Alles siis, kui su käsutuses on auto, võime hakata hiljem minema. Palun 2 piletit. Sa saad endale halva mehe, väga halva. Kes istub poole ööni oma kabinetis või siis viibib komandeeringutes. Võt järele enne kui hilja ei ole. Ei. Sa saad endale halva naise, kes ei mõtlegi sind jagada tööga ega komandeeringutega. Vähemalt seni, kuni ta oma suurest raudsest poisist tüdinenud ei ole. Sa kutsuga oblasti täitevkomitee esimees pulma. Mis arvad, ta peaks ju tulema? Ära vaata mind niimoodi. Me oleme trammis ega me voodis ei ole. Sa räägid pulmadest, kuid ma ei ole ju sulle veel armastust avaldanud.
kui sa ei taha, me ei teegi pulmi. Registreerime perekonnasisuametis, ostame pudeli viina ja lähme magama. Sa oled suurepärane. Ma imetlen sind. Mis ma peaksin tegema? Nutma. Kas siis oleks parem, kui ma nutaksin? Sa armastad Andrest. Ta on mu mees. Kuidas ta tervis nüüd on? Halb. Väga halb. Ta näeb välja nagu surnu. Aga võib-olla oleks ka Andresele parem, kui ta sureks. Mu elu kõrgpunkt on vist möödas. Ma ei tunne enam millegi vastu huvi. Mis sa arvad, kas nad heidavad ta parteist välja? Omi mehi nad hoiavad. Andres pääseb kergelt. Homme käin rajoonikomitees ära. Kõige imelikum on see, et ta ei taha kergelt pääseda. See õnnetus mõjus talle kuidagi imelikult. Jah, käi tingimata. Räägi Jürveniga. Tervist. Tervist. Mul on tingimata vaja kõnelda seltsimees Jürveniga. Seltsimees Jürven ei tööta enam meil. Kuidas? Aga kes teda siis asendab? Seltsimees Kaartna. Kaartna? Palun astuge edasi. Ta on vaba. Te olete seltsimees Helvi Kaartna. Ja teie olete seltsimees... Seltsimees Lapetuse naine. Öelge mulle, kuidas on teie abikasa tervis? Ta on suremas. Ei. Arstid on veendunud, et ta paraneb. Palun, istuge. Ma ei või näha, kuidas ta piinleb. Ta teeb endale praegu hirmsaid etteheiteid. Lapetõusel on kõige tähtsam tema töö. Töö ja partei. Te ju tundsite teda. Mis teda ootab? Kas teie abikaasa saatis teid siia? Ei. Ta ei tohi mingil juhul teada, et ma siin käisin. Aga millega ma saaksin teid aidata? Vabandage. Ma ei tea isegi, miks ma siia tulin. Rahunege, te olete praegu erutatud. Istuge ja räägime edasi. Tegelikult ma tahtsin rääkida seltsimees Jürveniga. Head tervist. Meie hulgas on üksikuid, kes ei taha mõista klassivõitluse olemasolu. Teie kõik teate, kes on Põdrus. Aga kuidas talitab üks meie instruktoreid? Ta säilitab suhteid rahvavaenlasega. Ma räägin teist, seltsimees Kaartna. On teil midagi öelda? Miks te meid hirmutate? Miks te alati ähvardate? Te seate end vastu parteile. Ma ütlesin juba bürool, et ma ei pea seltsimees Põdrust klassivaenlase käsikuks. Kuulge, seltsimees Kaartna. Me peame parteid rohkem usaldama kui iseennast. Partei on mind õpetanud alati ausaks jääma. Ausaks? Õige. Öelge, kas te olete Põdrusega kohanud või mitte? Ja olen. Millise eesmärgiga? Vastake. Te seltsimehed ootavad. Ma ei vasta ühelegi teie küsimusele. Ma vastan igaühele. Igale teisele siin viibijale. Teile mitte.
ja, tehke see asi siis korda. Tere. Tere. Pole sind juba paar aastat näinud. Jah, tõepoolest. 2 aastat. Ajaksin sinuga paar sõna juttu, aga iga hetk algab esimehe juures nõupidamine. Ja kui sul kunagi aega on, siis astu läbi. Minu tuba asub 1 korrus kõrgemale, aga praegu küll vabanda. Tere, ülemus. Tohib sisse astuda? No astuge. Mis sa vigurdad? Tule julgesti. Vaat see on alles komandopunkt. Ma ei saanud siiamaani mõhkagi aru, milleks meil need oblastid vaja on. Meil ju vabariik väiksem kui mõni mõistlik oblast. Oblastid loodi juhtimisaparaadi rahvale lähendamise huvi. See on hea. Astus isegi rahvale lähemale. Tere. Noh, mis sind siia tõi siis? Kuule, käi meie juures ehitusel ära. Sa vist tegeled ehitusküsimustega, peaksid teadma, milline korralagedus meil valitseb. Vaat see ajab kopsu üle maksa. Plaani me ei täida, projekte tehakse 10 korda ringi, me muudku lammutame ja... Palun ühendage mind seltsimees Maltsaga. Räägi, ma kuulen. Materjali, aega ja raha muudku lennutatakse tuulde. 1 koorem tsementi tuuakse ehitusplatsile, aga teine läheb kusagile linnaserva individuaali õue. Kurat, kas me selle pärast sõdisime, et mingisugused spekulandid endale praegu lotsi üles löövad? Malts, kuulge Malts, ma ei leidnud oma laualt aruandeid. Saatke viibimatult. Ma loodan, et ma ei pea teile enam niisuguseid asju meelde tuletama. Fakte on sul. Kas siis need pole faktid? Saada oma inimesed ja tule ise ehitusele. Räägi tööinimestega kah. Aga muidu tullakse ja istutakse tundide viisi kontoris. Aga seal räägitakse igasugused faktid sirgeks. Kuule, sa räägid nagu... Nagu klassivaenlane. Kas aus tööinimene, kelle hing lohakuse ja totruse pärast kisendab, peab siis aina alle lüüa hõiskama. Ja igas asjas. Anna andeks, 10 ala, 1 nõupidamine, koosolek teise otsa. Ega mul polegi enam midagi ütelda. Ja sul võib muidugi mõneski asjas õigus olla. Nähtavasti on vaja sügavamalt ehitusprobleemidesse tungida. Siis ma tulen teid vaatama. Kindlasti tulen. Hüvasti. Vabandage, seltsimees Kaartna, teid palutakse ka direktori juurde. Jaa, ma tulen kohe. Tormamine kuu ja kvartali lõpul, mida teil esineb, see kõneleb tõsistest puudustest ettevõtte töö organiseerimisel. Ja tuleb teha kõik selleks, et kindlustada igat telje, igat tsehi. Ja käitise kui terviku, rütmiline, ma rõhutan, rangelt organiseeritud töö. Tervist. Tere. Ma ei teadnud, et sa siin töötad. Jah, ma töötan nüüd jälle siin. Nii, jah. Seltsimees Kaartna on meie partorg. Ja, teil on hea vabrik. Ja. Vabrik on meil tore. Ja aeg just kui lendab vanu sõpru kohta tarva. Roogas tuli Viljandist ära. Mis pärast seda minu pea ei võta? Haavik teeb karjääri, on toimetaja asetäitja. Põdrusel ei vedanud. Ta on muide väga palju sisesüüdi. Põdrus on jäänud kommunistiks. Ta on seda alati olnud. Ma ei ole selles enam kindel. Sa mõtled seda tõsiselt? Jaa. Ma ei usu sind. Seltsimees Lapeteus, vabandage keskomiteest. Ma tänan. Ja, Lapeteus kuuleb. Ja hästi, ma tulen otse kohe, jah.
seltsimehed nõupidamine jääb ära. Tere! Kust sina nüüd räsid? Peale oblastite likvideerimist suunati mind kombinaadi direktoriks. No nüüd ma olengi seal. Jah. Muide, sa vaata seda meest seal. See mees küsis kord minu käest, miks sinu vanemaid maha ei lastud. Ja? Ja mida sa vastasid? No, ma vastasin talle üpris lühidalt. Ma ütlesin, et ka minu vanemaid ei tapetud. No. Sulle peab au andma. Pean tunnistama, et minu viist omal ajal segadusse. Ja. Muide, ma tahtsin sinu käest küsida ühte asja. Ja? Ütlega sa tookord, kui mind koosolekult välja visati. Tõepoolest oma peremest otsisid. Ma mäletan. Ei, minister arvas sinu käest tõepoolest tookord andmeid. Aeg on saali tagasi minna. Jah. Elagu! 2 korda! Elagu! 3 korda! Elagu! Kaunid verenased, palju õnne! Taimõli on kõige tõhusam vahend seroosi vastu. Peab ütlema, et hoidugem lihavüttidest ja võipottidest ja kaldugem rohkem oliiviõli ja päevalilleõli kannude juurde. Ja ka ajalehed kirjutavad, et Rjazanis ja Astrahanis on vähem südame ja veresoonte haigusi kui Eestis. Õige, see on väga õige. Ja ma tahaks... Vabandage, ma räägin teile veel. Või liha ja rasv, insultid, infarktid. Aga seda auväärsed meedikud unustavad, mida see keskmise eestlase närvidele ütleb. Närvidele. Üks võim tuleb, teine läheb. Üks kallak algab, teine lõpeb. Midagi pole püsivat ega kindlat. Mida tähendab see närvidele? Rahva närvidele. Kerge on sealiha ja võikaela. Ärgem rääkigem süngetest asjadest. Olgem lõbusad. Ütlema perenase terviseks. Ei, täna. Aitäh, täna väga. Aitäh. Jama, ausambaid hakatakse maha võtma. Ausambaid, ausõna. Jätke hirmule! Ei, see, mida mina rääksin, see ei ole jama. See tõepoolest on vaja organismi seedimiseks ette valmistada. Enne on vaja puhata ja... Puhkamine, söömine, joomine, magamine. Te unustate kõige tähtsama. Töö! No ja kui te nii on. Kuhu jääb töö? Mis Andresega lahti on? Raudne inimene. Kuradile kõik. Mis te ütlesite? Andres on täna veidi ise ära. Oleks jäänud täna. Mul on raske. Väga raske. Teile ma võin ju seda rääkida, te olete Andrese sõber. Ja, ka mina ei mõista viimasel ajal Andrest. Millest tal küll puudus? Ma tahaksin olla Andrese asemel. Mulle piisaks ainuüksi teist. Andres,
Tule minuga, lähme. Ja. Tead, Viktor, ma olen kõigist tüdinenud ka sinust. Sulle on sotsialism, naise paljas tagumik ja muud ei midagi. Käi kuradile! Näge, no tule nüüd ometi. Tule! Igale poole läks mängima, igale poole. Arrivederci, signora! Reet. Te olete hulluks läinud. Teie ei saa Andresega elada. Mina ilma teieta. Võtke riidest lahti. Te peate varsti lahkuma, Andres ärkab kell 6. Ma kutsusin oma sõjaaegset sõbrad pühapäevaks meile külla. Keda siis? Põdrus ja Roogas, Pajuviidik. Haavikut sa tunned? Jakaatna. Ja miks just need? Mul on kõrini sellest sinu spekulantide ja kulakute seltskonnast. Sa võid oma Helviga üksinda kutsuda. Mis pärast teisi? Mis see tähendab? Sa arvad, et ma ei tea, et te lasite 3 aastat nagu mees ja naine ja et kõik ootasid, et te abielluksite. Kutsu julgesti. Ega mina ei jookse kuskile kaebama. Sa hävitad kõik ilusa, mis meid on ühendanud. Kui sa arvad, et meid miski ei seo, siis me võime lahku minna. Uue korteri leidmiseni võid üleval elada. Kas sa oled siis nüüd oma ministri leidnud või? Kui madal sa oled. Madal. Ma eksisin sinus. Eksisin, kas kuuled? Ja et sinusugust kroonuhinge veel praegu selgi kohal peetakse. Issand, kuidas ma küll nii pime olin. Taevale tänu, et ma su käest last pole saanud. Palun astuge edasi, tundke ennast siin nii nagu kodus. Palun. Astu edasi. Ja. Peenike töö. Praegu sihukest ei tehta. Maja on juba 10 aastat vana. Just nagu kinus. Naine mul tahab, et kõik oleks nii kaasaeg. Kas sa tunned ennast siin hästi? Vabandust. Sigarid jätame pärasteks konjaki juurde. Väga tore, et sa tulid. Tõesti tore. Peale seda, kui sa Viljandist ära tulid, me pole teineteist vist enam näinudki. Jaa, siin on ju 7 aastat. Ole hea. Tere. Sina Pajuviidike vananega põrmugi. Ole hea mees ja ütle seda siis, kui Helvi Kaartna tuleb. Kaartna ei tule. Poisid, mäletate seda ööd enne rünnakut Lukile, kus me sinuga Roogas haavata saime? Külm oli.
Tuld aga teha ei saanud, kivid ei põle, puunotti polnud. Kuule, kapten, võib-olla see on inetu, aga kui ma ei küsi, siis pole see aus. Mispärast sa meid täna näha tahtsid? No, aga mis sellest siis halba on, et ma oma sõjaaegseid sõpru näha tahtsin? Kas sa mäletad? Kui sa kunagi ütlesid, et need, kes saavad sõpradeks sõja ajal, jäävad seda elu lõpuni. On sul see meeles, kapten? Ma ei ole neid sõnu kunagi unustanud. Unustasid. Unustasid, kapten. Siis, kui Põdrusel ja Roogasel kitsas käes oli, tegid sa kõik selleks, et nende mure sinu elu ega tuju ei rikuks. Helvist ma ei räägigi. Kas te kõik mõtlete niimoodi? Oleme üksteisest võõrdunud, Oskar. Sellest on kahju. Vähemalt minul. Ma tunnen ennast mõnikord nii ääretult üksinda. Vanad semud ka süüdistavad. Võõrdunud. Selles on sul õigus. Kellelgi ei ole su vastu vimma ega viha. Kuid ka erilist sõprust mitte. Sellepärast kippusidki kõik minema. Mina pidasin teid sõpradeks. Aeg näitas, et meie sõprus oli pinnaline. Aeg oli ränk. Igaüks meist kannab selle jälgi endal. Kellestki läinud ta puutumatult mööda, ei minust ega ka sinust. Isikukultus avaldanud selles, et üks inimene ilmeksimatuks kuulutati. Isikukultus sünnitas omaette mõtlemise maneeri, dogmatismi, tähenärimise. Tekkis ülalpoolt tulevate direktiivide ootus. Sa palusid mind selleks jääda, et teha mulle selgeks, mis oli isikukultus. No mõista mind, Oskar. Minusugustel ausatel aktivistidel on praegu raske. Meile näidatakse näpuga, vaata, kus olid puukeejad, kus olid konjunktuuri kasutajad. Kõik teised mõistsid asja, ainult nemad olid pimedusega löödud. No minagi ju mõistsin midagi, kuid... Mina ei mõistnud. Ja need, kes praegu kinnitavad, et nad kõike läbi nägid, aga siiski üldise vooluga kaasa uuksid, need käituvad tõepoolest konjunktuurlastena. Ma ei talu neid, kes praegu ennast haletsevad, kes omale rusikaga vastu otsaesist peksavad ja hädaldavad, küll olid rasked ajad. Siiski. Tuhanded vaevlesid vanglates ja asumisel. Sindki peksti. Peksti. Siin on sul õigus. Paljusid peksti. Suruti maha. Hävitati füüsiliselt. Aga möödunud aegu tuleb vaadata nii, nagu need olid. Rõõm ei olnud meile tollal võõras. Ükski rahvas ei saavutanud neil aastail oma töös niisuguseid tulemusi nagu meie. Ja kui ma kõnelen hädaldajaist, siis mõtlen ma vabanda sinusuguseid, kes vanglates ei istunud, aga nüüd ennast ajajärgu suurimaiks ohvriks teevad. Sa tahad mind solvata? Ohkimine ja hädaldamine ei maksa kopikatki. See oli valus õppetund. Igaühele meist. Ja igaüks peab sellest ka järeldused tegema. Ja üks järeldusi on. Ära ohi, ära virise. Kõik, mis sa tegid, tegid ise. Vastuta nüüd. Ja vastutada meil tuleb.
Asju parandada tuleb. Mitte nuiata kaastunnet. Mitte keegi ei haletse meid. Mõtle oma peaga. Mõtle ja tee. Mõtle, tee ja vastuta. Mina ei karda vastutust. Ma ei ole teile kellelegi midagi võlgu. Võib-olla ainult Helvile. Kas sa armastad oma naist? See ei ole just eriti peenetundeline. Ei, ma ei küsi seda niisama. Me abiellume Helviga. Teie õnne terviseks. Tänan sind. See kõik. Unustasid, kapten. Ära virise, kõik, mis sa tegid ise. Ei, ära saada mind. Ei ole vaja. Nägemiseni. Kuhu me sõidame? Piritale. Ma ütlesin Andresile, et tööbin seal.